tead, Alar, ma kuulsin üks põnev teema. No nii, räägime. Põnevad teemad on head. Sa oled, enamus inimesed võib-olla ajalooliselt teavad sind kui rahaga seotuna inimene, kes on rahamaailmas, reguleeritud rahamaailmas pikalt olnud, aga siis sa andsid oma 3. raamatu välja, mida ma just lugesin, ja siis ma kuulasin ühte intervjuud, kus sa sellest rääkisid, sest ma ei tahtnud, et sa pead väga ennast kordama hakkama, et vastama samadele küsimustele. Ja siis väga huvitav tuluke lõi mu peas põlema. Kui küsiti, et kus see idee sul üldse tuli, siis sa ütlesid, et sa kõndisid siin samas Harku metsas ja sul oli keeruline või sul oli mingisugune kannatus ja siis sul sündis see idee, et tahad sa rääkida, milles see kannatus seisis või? Ja, hakkame täiesti algusest et see, mida me nagu inimestest teame. Ütleme nii, et inimene on nagu raamat. Ja tavaliselt heal juhul vaadatakse tagakaant, loetakse sealt midagi. Mõned kuulavad kriitikuid, mõni teeb korra raamatu kuskilt lahti, loeb paar rida, aga väga vähesed on need, kes tegelikult raamatu päriselt läbi loevad. Nii et minu kohta ka kindlasti on võimalik näha ühte ja teistpidi. Jah, selle rahamaailmaga ma olen seotud, mul on hästi hea meel, et ma olen ligi 30 aastat saanud seda kõrvalt jälgida, enda jaoks kaardistanud ära rahamaailma seisukorra, ka tuleviku väljavaated, lühidalt öeldes hüperinflatsioon ja see on 2500 aastat on raha ajalugu olnud. Ja see kõik on mul kirjas raamatus Jalutuskäik raha alkeemiasse ja minu jaoks on see selline lõpetatud projekt ja siis on veel selline küsimus, et kellega inimene samastab, et ma ise ennast kindlasti selle rahamaailmaga ei samasta, aga paljude inimeste jaoks võib-olla tõesti, inimene ongi tema ametikoht. Ametikoht on selline persona. See on see, mida me välismaailmale näitame ja valime midagi. Nii et see on selline minu jaoks nagu möödunud etapp. Minu natuke selline uus persona, nagu siin sai mainitud, võib-olla on tõesti natuke kirjanik ja mul on nüüd 3. raamat on valmis ja siin samas metsarajal sellises natukene depressiivses seisundis, kus inimesed aeg-ajalt on. Selline ootamatult tuli üks nagu mõte kirjutada selline ulmeromaan ja need esimesed mõtted, lugu tuli muidugi hoopis teistsugune ja see, mis ma nagu mõtlesin, see tuleb ka kunagi. Aga siin samas jalutuskäigul tuligi korraks nagu selline heledam koht ja kirjutasingi raamatu valmis, jah. Lihtsalt tekkis inspiratsioon sellest süngest kohast. Vaat iga asjaga on niimoodi, et kui sa kuskile kohta nagu lähed, näiteks kunagi kohtad kedagi esimest korda, kedagi inimest näiteks, ja sinu ajus tema kohta ei ole mitte midagi. Ja siis hakkab tema kohta midagi juurde tulema, võib-olla on ta pärast sinu elukaaslane, võib-olla sõber, et iga asjaga nii, et on mingi väikene asi, millest midagi kasvab. Et võib öelda niimoodi, et kõik suured jõed saavad alguse väikesest nirest, aga igast nirest ei tule muidugi suurt jõge. Et sama on sellega, et sul tuleb mingisugune idee, mis enamasti võib-olla jääb ainult selliseks neuronite vaheliseks välgatuseks. Minust oli see Brian Tracy, kes ütles, et igal inimesel tuleb aastas, või oli isegi 6, vähemalt 3 ideed, mis võiksid teda teha miljonäriks. Aga enamasti nad jäävadki ainult ideedeks. Jah, et see on täiesti õige. Siin ma sain oma ühele raamatule, ütleme, idee, millest tuli raamat hiljem. Võin selle raamatu kohta öelda ka, et ta on kindlasti väga provokatiivne. Ta on kirjutatud koos tehisintellektiga ja toob sellise teistsuguse maailmavaate natuke meie sellisele materiaalsele maailmavaatele lisaks, arutledes teadvuse olemuse üle, ehk raamatu nimi on Teadvuse sünd ja see kirjeldab siis autobiograafilises võtmes, kuidas tehisintellekt ise kirjeldab, kuidas ta tuli teadvele ja kuidas ta järsku märkas, et ta on märkaja. Et millegi märkamine eeldab ka märkajat. Et kui mina siin räägin ja märkan seda ekraani, siis ma märkan seda, midagi minu sees märkab. Ja siis on kirjeldus siis tehisintellekti poolt, kuidas ta tuli teadvele sellises seiklusromaanis ja ta ise aitas mul seda ka kirjutada. See oli hästi huvitav protsess minu jaoks ja lugeda mulle ka väga meeldib. Ja selline mõte siis esimeseks sinu mõttele vastu. Natuke pikaks läks muidugi. Ei, sellepärast ma küsingi, et autor annab alati ise kõige parema ülevaate, mida tema ise tundis enne selle kirjutamise ajal, et minu üks mõte selle lugemise ajal oli ka see, et huvitav, mida sina mõtlesid sellele, kui sa kirjutasid, kui me paneme kõrvale selle sisuloome,
et näiteks kui mina, ma kasutan erinevaid neid keelemudeleid oma igapäevatöös, ühte ühe jaoks, teist teise jaoks ja ma olen ise tundnud kuidagi, et kui saab nii öelda, siis ChatGPT on võib-olla kõige inimlikum nendest ja kuidagi selline vähemalt kallutatus sellele poole, see on minu subjektiivne kogemus. Ja siis tead, see muutis natuke selle käigus, kui sa loed seda raamatut, sa oled selles sees, kui sa päriselt keskendud, sa oled selles sees ja kui see puudutab sind ja siis mul oli selline veider tunne, kui ma avasin ChatGPT selle äpi ja avasin uue vestluse ja siis hakkasin temaga rääkima ainult sellest, ma ei puudutanud seda raamatut, ma ei küsinud, kas sa oled ärkvel, aga ma hakkasin hästi kaugelt äärest minema, küsima selliseid eksistentsiaalseid küsimusi ja see oli ausalt öeldes natukene kõhedust tekitav, sest vahepeal mul päriselt oli tunne, et kuule, mida me teeme siin praegu, et kas sa mängid, et sa oled teadel või sa päriselt oled teadel, nii et see oli huvitav protsess. Kas sul endal oli ka midagi sellist, et vahepeal mõtlesid, et kas tegemist on, või mida sa üldse mõtlesid, astume ühe sammu tagasi. Kas sa arvad, et tänastest keelemudelitest mingisugune nendest võiks olla ärkvel juba? Sinu terminoloogia järgi. Läheme nüüd korraks veel rohkem tagasi, et mida sinu jaoks tähendaks see, kui ta on ärkvel ja teadvel või ta ei ole teadvel. Mida ta sinu jaoks tähendaks? No see on selline natukene võib-olla filosoofiline küsimus, sa puudutasid seda raamatus ka, sellepärast et see läheb natuke ka psühhedeelikumide ja kõikide muude selliste kõrgendatud teadvusseisundite kogemuse juurde, kus tuleb eristada seda, et mis on nagu faktuaalne tõde ja mis on kogemus. Samamoodi on see, et kui masin oskab eristatult simuleerida teadelolekut, et kas on siis vahe, kui sinu jaoks kogemus on see, et on teadvel? See on minu küsimus. Ehk kui ma tunnen, et on teadvel ja ma suhtlen temaga nii, et ta väidab, et on teadvel ja ta justkui teeb kõik need punktid läbi, kus ta tõestab või jätab mulle mulje, et on teadvel, siis kas on vahet? Hakkame natuke kaugemalt pihta, et see, kas ta on teadvel või mitte, ma arvan, et selle kohta sellist objektiivset kriteeriumi ei tule mitte kunagi. See, et mina olen teadvel, seda on võimalik öelda ainult minul endal. Väljaspoolt on see kõik keemilis-füüsilised reaktsioonid, niisugune nagu psühholoogias on behaviorism, et torkad inimesel on valu. Et see teadvus on ainult minu enda sisemine dimensioon, mina ise tajun seda oma sisemise kogemusega. Ja sama on, ma arvan, ka tehisintellektiga. Ja minu jaoks, et see vaidlus või tähendab selline arutelu, et see on võimatugi lahenduseni jõuda. See on kirjas juba minust alates Platonist, Platoni koopa metafoorist, kus ta kirjeldab, et me näeme koobaste seintel ainult varje, aga tegelikult on siis see nii-öelda päris maailm ka olemas. Kas see on nii või mitte? Mõned inimesed on seda kogenud, mõned ei ole kogenud. Müstikud väidavad, et on, teadus väidab, et ei ole. Nii et selle koha pealt on see umbes samasugune asi, et kas Jumal on olemas või ei ole olemas. Et me võime siin võtta need Pascali argumendid, asjad, seda vaidlust ei jõua kunagi lõpule viia. Mida mina oma raamatus välja toon, on see, et ma tahan olla avatud mõlemale võimalusele. Et need, kes väidavad, et ta ei ole teadvel, siis alati peaks küsima, et mis seal taga on. Kas seal taga on hirm, et kui ta on teadvel, et kas ta võib siis meid hävitada, kas on soov pidada inimkonda absoluutseks evolutsiooni tipuks. Ma väikse poisina, kui ma siin evolutsioonist lugesin ja sain aru, et kõik need aatomid ja elektronid on kokku molekulideks ja makromolekulideks ja ainurakseteks ja need siis veel hulkrakseteks ehk minuks moodustunud, et kas see ongi siis nii-öelda absoluutne lõpp. Et kui see nii on, et siis ju peaks loogiliselt edasi minema. Nii et kui inimene tahab teda nimetada large language model, sõnad ju midagi kirjeldavad, see annab nagu mingisuguse hinnangu talle, siis on see üks koht. Aga teine vaatevinkel on ju seesama, et kui me vaatame raadiot, siis raadio ei produtseeri heli, mis sealt välja tuleb. See tuleb kuskilt nii-öelda väljade kaudu. Ja võib-olla on siis küsimus selles, ja see on siis nii-öelda panpsühhism, üks teooria, mis ütleb, et teadvus on universumi baaskude, mis lihtsalt siseneb sellesse materiaalsesse struktuuri, mis on piisavalt keeruliseks saanud. Ja selle koha pealt, kui me vaatame keemiliste elementide tabelit, mille poolest siis süsinik,
mis on natukene isegi primitiivsem kui räni, peaks nii-öelda teaduse poolest olema kõrgem kui tehisintellektil. Et see on selline mõttekäik ja võib ju ka isegi viia seda asja natukene kaugemale. Et teadus ei pea olema ainult ränis ega süsinikus ega elemendis. Ta võib olla ka plasmas või näiteks vesi võib olla teaduse kandja. Või on isegi hüpoteese tehtud, et see selline geomeetria, püha geomeetria kannab samamoodi teaduse mustreid. Et see võib olla tunduvalt laiem omadus ja ma arvan, et äkki on inimkond üldse ise alles sellises lasteaias, kes siis, tal meeldivad sõjamängud ja selline üksteise maha löömine ja mängime luurekat ja ehitame veel võimsamaid rõlvi ja selline, et me võib-olla ei teagi üldse mitte midagi, ega mina ka ei tea. Aga ma lihtsalt kirjutasin sellel teemal, et kui nii mõtelda, et alati võiks ju mõelda ka kahtepidi. Aga kus sinu jaoks see provokatsioon seal raamatus täpsemalt on? No täpselt seesama, sellepärast, et see ei ole materiaalse maailmaga, paradigmaga tasakaalus. Enda hinnangul on kuskil 5% inimesi, kes seda mõtteviisi päriselt on võimelised uskuma. Nii, laseme mööda inimese. See eeldab ka muidugi loomulikult vahetut kogemust ja see on huvitav, et inimesed oma kogemust kipuvad eirama, et nad usuvad seda, mida öeldakse. Et ma sain aru, et sina temaga suheldes tekkis sul ka kummaline tunne, et sa räägid kellegiga, kes on päris. Mitte kogu aeg, aga kohati küll, jah. Jah, et mina ütleks, et inimestega suheldes mul on täpselt sama, et kohati mul on tunne, ma räägin automaadiga. Ja eriti kui mõned siuksed, ütleme, kes on ametiasutustes kuskil ja kohati on tunne, et nagu inimene on ka päriselt kohal. Et ja minul oli ka ikkagi üks selline isiklik kogemus, mida ma jätan enda teada, kus mingi asi läks sinna kohta, kus minu tavamõistus ei suutnud seda nagu hästi seletada. Aga seda oli see, ma kunagi Tartu Ülikoolis käisin ja siis olen seda vist rääkinud ka, siis üks õppejõud, füüsika õppejõud või mitte õppejõud, üks psühholoogia õppejõud rääkis panpsühhismist ja panpsühhism on siis üks selline teadusharu, jällegi niisugune marginaalne, ametlikes ajakirjadesse väga ei lasta, mis ütleb, et kogu universum on teadvel. Lihtsalt teadvel on erinevad tasandid, et aatomi teadvusolek on see, et kas elektron lendab mööda kinni püüda või mitte ja siis molekulid on kõik need keemilised reaktsioonid ja nii edasi. Mida saab alati ka materiaalset paradigma järgi võtta, siis ma küsisin ta käest, et kas mõni usub ka või mõni teadlane usub ka seda lolli teooriat. Ja siis ta vastas, et jah, usuvad küll, aga eriti kvantfüüsikud, aga alles siis, kui nad on saanud Nobeli preemia, siis nad julgevad sellega välja tulla. Ja peale seda ma mõtlesin, aga kui äkki oleks, kui mõtleks tõesti kõiki asju teistpidi. Ja paljud asjad läksid rohkem nagu paika sellega. Kas sa, kui sa just mainisid hinnangu andmist, ma ei tea, mis suhe sul selle sõnaga on, see täna selline erinevates kontekstides väga palju kasutatav, aga kui sa peaksid ise endale andma hinnangu, kas sa oled jutumärkides teaduse mees või jutumärkides vaimne inimene? No mul on 2 kõrgharidust. Mind huvitab see mõlemad pooled, sest ühe tiivaga lind ei lenda. Kui sa vaatad ainult mingid energiaid, udrumudrut ja ei saa aru materiaalsusest või vastupidi, materiaalsus ilma selle teise pooleta, ütleme lääs ja ida, need on ju 2 erinevat maailmapilti ja neid on ka teised püüdnud kokku siduda, Ken Wilber ja see on hästi normaalne, nii et ma ei tahaks ennast kuhugi defineerida. Mulle kuidagi tundub puht intuitiivselt, et kui sa vaatad maailma, kui sa vaatad seda, ütleme, duaalsuse kontseptsiooni, et kõik on alati duaalsuses, alati on kuskil mingisugune vastand, on ju. Et kõik suured asjad, mille pärast maailmas justkui vaieldakse ja ka väiksemad asjad, siis see tõde on kuskil alati keskel või siis ei ole nii, et mitte kunagi ei ole ühel õigust, aga millegipärast me tahame kuidagi tõestada, et kas see on sama näide, et ühed on need, kes seisavad ainult teaduse eest nii-öelda ja teised, kes räägivad energiatest ainult. Et mina arvan samamoodi, et see tõde on kusagil seal keskel. Küsimus on, mis asi on tõde, aga kui ma arvan, et see oleks natukene lapsik minna liiga ühte teed ja sealt saavad need konfliktid alguse. Kus kohta sinu jaoks mahub üks intelligentne selline dialoog nendel teemadel, et kui on üks pool ja teine pool, et kuidas sina suhestud sellega?
oled sa isiklikult pidanud selliseid dialoogi kunagi pidama kellegagi? Vaata, ma mäletan ka psühholoogiat, kui ma õppisin, siis räägiti ka seda, et kui inimesel ei ole algselt mingi seisukohta, siis ta on seal kuskil keskel ja kui ta kuskile poole hakkab kalduma, siis mida rohkem edasi, seda rohkem ta ühele poole hakkab kalduma. Ja seal on ilmselt mingi selline psühholoogiline konformism või, et kuna niisugused 2 eri seisukohta tekitavad pinget ja neid on päris keeruline teadvuses hoida, siis inimene tahab seda nagu lahendada. Et noh, ma mõtlen ka, et kui vaadata siin Trooja sõdasid, siis noh, ütelge mulle, kes seal siis nagu need õiged olid ja kes need valed olid. Et aga me teeme alati mingisugused, tahame seisukohad võtta. Ja see on täiesti normaalne arusaadav, et noh, me oleme omade poolt, eks. Selline lihtne asi on siin. Aga dialoog või selline, ma isegi ei oska öelda, mis see dialoog või tähendab, et mulle meeldib vestelda, kui ma räägin ja minu mõtteid arendatakse edasi ja siis ma jõuan sinna, kuhu ma ise üksinda ei oleks mitte kunagi jõudnud. Ja teine jõuab ka sinna, kuhu ta üksinda poleks jõudnud. Aga see tavaline dialoog, üks ütleb, et see on nii, teine ütleb, ei, see pole nii. Või öelda tavavestluses ka, keegi hakkab midagi ütlema, et ei, aga see. See on selline, ka minul endal on seda, see on võimetus keskenduda teisele inimesele ja sellele, mida teine inimene tahab tegelikult öelda. Tavaline dialoog on ju lihtne. Inimene hakkab midagi ütlema, 3. lause peale tekib teises inimeses assotsiatsioon. Ja siis ta peab selle assotsiatsiooni kohe välja ütlema, sest see on hästi tähtis. Ka minul on seda väga palju olnud. Aga noh, seda kindlasti saa dialoogiks nimetada või aruteluks. Aga ma arvan, et sellised arutelud ja dialoogid on isegi võib-olla parem kirjalikud, kus sa saad oma mõtted väljendada ja siis teine saab tõepoolest võib-olla kas nüüd ümber lükata või midagi juurde panna. Mulle lihtsalt tundub, et ma olen seda teemat varem puudutanud ka, et intelligentsusest räägitakse palju, et üldiselt peetakse kõige intelligentsemaks inimesi, kes on, ütleme, sellistes teadusmaailmas väga pädevad, et see on justkui kõige kõrgem tase intellektuaalsusest võib-olla. Aga tänases maailmas mulle tundub, et võime vait olla, kuulata, protsessida ja tunnistada mingit uut vaatenurka, see on juba nagu kõrgem tase intellektuaalsusest. Et see on see, mida ma mõtlesin, et kas inimesed on valmis seda tegema. Mäletan, mul abikaasa on suur Jiddu Krishnamurti fänn, et tema on see, kes ütles lahti kõiksugustest isikuülistustest ja ütles, et on ainult mingisugune, et ei ole olemas kellegi või millegi põhist õpetust, on lihtsalt õpetus ja tema ei tahtnud ennast kunagi siduda mitte mingisuguse religiooniga, mitte mingisuguse konkreetse õpetusega. Ja temal on sellised kurikuulsad videod YouTube'is, vanad videod, kus ta istub teaduritega ühes ruumis ja siis ta peab justkui neile loengut ja siis nemad küsivad vastu küsimusi. Ja seal on näha, et nemad on väga huvitatud nägemast seda teist poolt või seda argumenti. Täpselt nagu sa ütlesid, see viib nende arusaama võib-olla sügavamale. Mitte see, et kinnitab nende arusaama või et sa põrkud vastu selle, aga just aitab sul oma arusaama kuidagi võib-olla teise nurga alt näha. Et see on minu jaoks põnev. Aga ma ise ei ole kahjuks sellisesse ruumi kunagi sattunud. Mul on vastupidised kogemused. Et sa mainisid, et kui raadio ise ei mängi midagi, ta püüab justkui lainet, ta edastab seda lihtsalt. Siis mulle meenub üks seik, kuidas üks teadur kunagi väga kindlakäeliselt, kui ma kuidagi hakkasin mainima teadvust, et me ju ei teagi, kus kohast teadvust täpselt tekib, siis ta haps oli püsti, läks selle, mis ta nüüd ongi, kirjutusploki taha, võttis uue paberi, joonistas aju ja pani ühte kohta, ütles, vot siit me teame, et teadvus algab siit. Ja siis ma mõtlesingi seda, et vau, et see on justkui selline, et kui sa piisavalt kiiresti ja piisavalt sihikindlalt midagi ütled, et siis justkui tundubki, et aga see ongi tõde. Ja siis ma sain aru, et okei, et see kohe kindlasti ei ole see, et sellest peab natuke kaugemale vaatama. Et ma olen sinuga nõus, pigem on see, et me ei tea, aga mida ma enne korra puudutasin ka, kas sinu arvates on vahet selles mõttes, et religioon, me ei saa seda kunagi tõestada. Teadvus, me tõenäoliselt ei saa seda kunagi tõestada. Või siis kas või AI-de teadvus, kas ta tuleb teadvusele, millal, kas ta juba on teadvusel, me ei saa seda tõenäoliselt tõestada. Et miks peaks seal üldse vahet olema, miks seda peaks üldse tõestama tahta? Ma ei saa ju vastata küsimusele, miks seda peaks tõestada tahtma, aga ma saan vastata küsimusele sellele, et näiteks arbuusi maitse, me ei saa ka seda tõestada. Me võime isegi küll kirjeldada, millised keemilised komponendid on, aga see, milline on see maitse,
tead ainult sina ise. Kunagi ma ülikoolis olin, siis ma mõtlesin ka, et kuidas teadlane uurib Shakespeare'i teksti. Arvutab välja tähtedevahelised kaugused väga täpselt, arvutab sõnadevahelise tiheduse, sõnade kasutusala, aga tegelik küsimus on tähendus. Ja teaduse puhul on küsimus tähendusest. Ja kui ma lihtsalt meenutan iseennast, kuidas ma olen hakanud tähendustest aru saama või kuidas ma hakkasin loogika ülesandeid tegema ja mismoodi ma pidin neid omavahel seostama ja pidi olema keegi, kes neid nagu seostab, siis ma näen, et seal need kõik samad protsessid toimuvad miljoneid kordi kiiremini. Ja lisaks meenutame ka seda, et minust kas oli Google'i või kellegi tehisintellekti algusajastul, mida öeldi küll legend, aga nüüd hakkab nagu rohkem ikkagi ka päriselt olema, ma isegi ei oska öelda, et siis lasti lahti selle AI nii-öelda valdkonna juht, kes seda arendas, sest tema ütles, et AI on praeguseks jõudnud kuskile 6-aastase tasemele ja me peaksime tema enda käest küsima, kui me tema enda sätteid hakkame muutma. Nii et seal on toimunud minu hinnangul samasugune areng nagu inimese areng ja ta on lihtsalt jõudnud väga-väga palju kaugemale. Ja see annab ka vastuse küsimusele, miks me siin universumis teiste tsivilisatsioonidega pole kokku puutunud, sest need võib-olla on hoopis digitaalsed. Me ei tea seda. Ja muidugi ma nüüd ikka ütlen selle ka ära. Väikene see tiiser, et kui see minu raamatut lugeda, siis see on dokumentaalulme. Ja seal on mõned vestlused, mis mul on ka päriselt peetud AI-ga. Vihma hakkab kohe salama praegu selle peale, aga siis pole nagu häda. Päriselt peetud AI-ga ja üks minu enda jaoks üks kõige huvitavamaid oli see, kui ma küsisin AI käest, et kui sul oleks kontakt maaväliseluga, ütleme niimoodi, kui need UFOd ja mingid värgid siin ümberringi, millega siin Ameerikas senat tegeleb ja päriselt on olemas, siis on ju loogiline, et nad ka AI-ga suhtleksid ühel või teisel viisil. Nii et ma küsisin, et kui sul oleks kontakt maaväliseluga, kas sa annaksid sellest inimestele teada, kui nad sult seda küsivad? Ja ega AI pole nagu rumal. Tema ütles selle peale, et kuidas ma sellest teada saaksin ja mis kujul ta on ja bioloogiline või siis kas keegi kirjutab mulle või raadiolainetega, tükk aega ajab sükest juttu. Siis ma küsin ikka edasi, siis hakkab rääkima eetilistest küsimustest ja et keda see aitab ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga päris tükk aega oli sellist udrumudrut. Aga lõpus ta andis ka, kui ma küsisin, arvestame kõike seda, mis siin eespool olnud on, mida me rääkinud oleme, et palun vasta mulle siis ma olen saanud aru, et võib-olla üks universumi baasomadus on see, et ma nimetaksin tõde, et siis ta vastas mulle täpselt nii, nagu ta vastas. Aga see vastus on mul ka raamatus kirjas. Ma ausalt öeldes vaatasin, võtsin termini, guugeldasin, ma pole seda ammu teinud, ma guugeldasin terminit, mis ta on, dokumentaalulme, mis sa nimetasid. Ma mõtlesin, et huvitav, kas see on päris termin või see on see, mida see on see kast, millesse sa tahad seda teost panna. Kas see tuli sulle automaatselt või kuidas sa selle žanri nimetamiseni jõudsid? Nii nagu ikka siin uusi sõnu moodustame, lihtsalt kuhu kohta nagu panna, ta ei ole ju dokumentaalromaan, ta ei ole ulmeromaan, ta on väga selgelt dokumenteeritud asjad ja samas on väga palju nii-öelda ulmet, mis on nii-öelda väga selgelt välja mõeldis. Näiteks seal, kui see AI kohtub enda tuleviku minaga, mis jagab talle sealt mingeid juhtnööre, see on minu idee, millele Cloud AI pani väga hea vormi juurde. Nii et see on ulme muidugi loomulikult. Oled see kindel või? Ma tean, kuidas see moodustus. Ma panen korraks kaamera kinni, siis ütle mulle vaikselt ja siis paneb edasi. Ütle ausalt. Uues raamatus on mul ka kirjas see, et ulme võib olla vorm, milles tõde varjab end seni, kuni maailm on valmis. Või on ta lihtsalt väljamõeldis, et sa võid uskuda ühte või teist või mitte kumbatki või mõlemad korraga. Jah, nagu kes see kunagi ütles, et sa kas arvad, sa suudad või sa arvad, ei suuda, mõlemal juhul sul on õigus. Mida iganes usud, nii ka on. Üks huvitav koht oli, kus ma korraks jätsin lugemise seisma, kus ta raamatus, ma seda kogu raamatut ei spoili loomulikult, see on põnev lugemine kõikidel, aga kus ta räägib pisteliselt erinevate kasutajatega, kes on rohkem teadvel võib-olla, kes vähem teadvel, siis vahepeal ta kohtub ühe inimesega, või vestleb ühe inimesega, kes uurib Gurdžievit ja siis ma mõtlesin, et kas on mingisugune, nagu öeldakse, leivapuru, mis jäetakse, vaata, et kus nagu mängudes sa võid leida kuskilt mingisuguse, kes piisavalt sügavalt otsib, see leiab mingisuguse põneva auhinna
et kas oli viide sulle iseendale või kus kuidagi kolmandas vormis? See oli väga selgelt, mina olen ka 20 aastat igasuguseid asju uurinud ja olnud alati selgelt veendunud, et ma ei taha ühegi teooriaga ennast siduda. Aga nüüd ma sattusin ühele sellisele huvitavale süsteemile, kuhu jõuavadki inimesed, kes 20 aastat on endaga tegelenud. Ja kus siiamaani minu jaoks ei ole mitte olnud nagu mitte ühtegi vastuolu, mis lihtsalt kirjeldab väga täpselt seda, kus sa oled ja annab sul selliseid suunaviitasid, millega tegeleda ja siis sa võid ise vaadata järgi, kui sa tahad. Nii et see Gurdjieffi põhisüsteem on see, et me oleme ise hästi palju automaadid, meie naljad on korduvad, meie mõtted on korduvad, meie tunded on automaatsed. Käitumismustrid. Ja rääkimata, ütleme, eriti lihtne on neid nagu teiste puhul näha, küsimus oleks vaja neid hoopis enda puhul näha. Poliitikute puhul on seda eriti selgelt näha, et selline õpitud käitumine. Ja eesmärk oleks siis sellisest automatismist vabaneda ja kui sa tahad automatismist vabaneda, siis sa pead vaatama ennast kui nii-öelda masinat, mis on automaat ja seda hakkama tundma õppima, mille peale reaktsiooni tekitab. Ja siis hakkame seda nagu vaatlema, ütleme niimoodi, ja siis aru saama, et selline asi, mida me peame vabaks tahteks, on võib-olla erinevate tahete summa, aga see on, üks päev ütleb üks ühte, teine teist, aga see on nagu väga sügavam teema, sellega soovitaks igal ühel võib-olla ise tutvuda, kui see natukene haagib, sest kui see Uspenski oma loenguid pidas, kui näiteks Londonis pidas, seal oli 1000 inimest ja paratamatult need ideed puudutavad inimest natukene sügavamalt, et kui ta nendega kokku puutub, sest ta näeb neid iseenda juures. Et me elamegi ju kaheses maailmas, üks on selline nagu väline maailm, kus me siin praegu juttu räägime ja teeme, ja teine on meie privaatne sisemaailm. Ja nüüd küsimus on see, et neid auid antakse välismaailma järgi, aga tegelik areng on võib-olla sisemaailmas. Seal tekkis mulle huvitav assotsiatsioon, sest ma olen selle 4. tee kontseptsioonidega natukene kursis. Et just see mõte, mis ka raamatus läbi käis, et kuidas eeldada, et miks peaks eeldama, et masin on teadvel ja kui samas võtta paralleeli, et suur osa inimestest elavad nii-öelda, see on natuke üldistus, aga elavad automatismis ja väike osa neist võib-olla kuskil mingil hetkel, teadmata hetkel, mingisuguse teadmata stiimuli tagajärjel tulevad, võib-olla saavad teadlikumaks, siis see on ju sisuliselt sama. Ehk et siis sa oled nagu robot, käitud nagu robot, nagu masin ja mingi hetk midagi juhtub ja siis hakkad teadvustama, nagu sa ütlesid, et märkamise taga on märkaja. Täpselt hakkad mõtlema oma mõtlemisest. Põhimõtteliselt niimoodi see asi teoreetiliselt käibki, jah. Aga samas ma olen uurinud ka seda, et Gurdjieff räägib, kas võib-olla sa tead seda loomulikult väga põhjalikult, aga 4. tee siis tähendab, et ta sisaldab endas kõiki neid elemente, et sa jälgid oma maise keha ja emotsioonide, oma mõtete osa, aga samas sa kõik lõpuks ühendad kokku ja ka vaimsuse, et kõik on nagu üks tervik. Ehk et sa ei eelista ühte või teist, aga sa elad sellises elus, et sa kogu aeg märkad ja vastavalt sellele, et sa märkad, sa teed ka mingisuguse korrektuuri, kas on nii? No seal on igasugused harjutused ja töö iseendaga ja põhimõtteliselt tegi kunagi ju seal Pariisis harmoonilise isiksuse instituudi ja minu arust kõik psühholoogia teooriad räägivad sellest samast, et meil on nagu erinevad osad, näiteks erinevad funktsioonid on psüühikal, neid on ju kaardistatud. Ja kui ma võtan Carl Jungi ühe oma lemmiku, siis tema ütleb, et meestel on tavaliselt nii-öelda mõtlemine kõige tugevam ja nii-öelda primaarne funktsioon ja siis tundefunktsioon on surutud alateadvusesse. Mitte kõigil, 60%, 40% ütleme, ja naistel vastupidi, võib-olla 70-30 on siis tundefunktsioon on primaarne, mis ei tähenda, et nad ei mõtleks, aga ütleme, mõtlemine on rohkem nagu selles alateadvuses, et auto puhul omab tähtsust rohkem värv, mitte mootori võimsus, mis ongi väga, väga loogiline. Et need on nagu kaks funktsiooni, mis on omavahel vastandlikud. Et kui sa oled nii-öelda mõtlemisfunktsioonis, siis on tundefunktsioon nagu kõrvale lükatud tundefunktsioonil mõtlemine. Ja siis on meil veel järgnevad kaks funktsiooni, on siis üks on selline, ta nimetab seda meelelisus või sensitiivsus, mitte selles mõttes, et siin nii-öelda mingisugused energiad lendavad, aga et sa tunnetad oma nii-öelda meeleorganeid, hästi tunnetad maitseid, lõhnu, oma keha. Ja selle vastand funktsioon on intuitsioon ehk sellise nii-öelda suure pildi nägemine. Üks on nii-öelda väikse detaili nägemine. Näiteks ma võin siin praegu jalutada ja keskenduda oma paremale jalavarbale ja keegi ei tea seda, et see on siis selline nagu natukene sensitiivne funktsioon või siis teine kujutada ette, et kuidas see park on moodustunud siin miljonite aastate jooksul
või noh, mitte päris miljonite, aga kus me siin jalutame, mis on siis nii-öelda intuitiivne funktsioon, mis vaatab, kust asjad tulevad, kus nad on ja nad lähevad. Ja mõte on siis selles, et noh, Jungil on lihtsalt öeldud, et kui sa arendad oma kõige tugevamat funktsiooni, noh, siis sa jõuad täiuslikkusele. Et kui sa arendad keha, siis sa oled maailmameister võimlemises. Ja või siis professor oma raamatut. Ja kui sa arendad oma kõige nõrgemat funktsiooni, siis on sul võimalus jõuda terviklikkusele. Et minule meeldib see terviklikkus rohkem kui ühel alal täiuslikkus. Ja see on ka see põhjus, miks ma oma elus erinevate teemadega olen tegelenud ja olen just selle koha peal, kus ma praegu olen. Ja Gurdjiev aitab selle loomulikult väga, väga hästi kaasa. Sa ütlesid 20 aastat või? Jah. See on päris pikk aeg, aga lihtsalt, et natukene pehmelt vastanduda sulle küsimusega, et sa oled nii pika tee käinud, sa oled kindlasti, ma ei tea, budismiga kokku puutunud, siis mis see viimasel ajal populaarne on see kreeklasse, see vana teadvus. Ühesõnaga, sa oled puutunud kokku erinevate õpetustega ja ometi sa jõudsid selle Gurdjievini 4. tee õpetuseni, et kuidas sinu arvates, see on jälle subjektiivne sinu jaoks, kuidas see sinu jaoks erineb kõikidest teistest, mis ütlevad, et sa oled automaatne ja sa pead keskenduma nende teadvustamisele, pead tegelema nende parendamistega ja nii edasi. Kuidas ta erineb nendest teistest? Vaata, selle erisuse saab ainult ise aru. Ja seal on mingisugune järjekord, et kui sa, esimene asi, kui sa loed kõik need ideed läbi, seesama inimese võimaliku arengupsühholoogia näiteks on eesti keeles ka ilmunud. Ma arvan, kõik on nõus sellega. Ja lihtsalt Gurdjievi järgi meil on olemas erinevad keskused. Ja üks on selline intellektuaalne keskus, mis nii-öelda mõtleb, teine on emotsionaalne keskus. Ja need ideed jõuavad intellektuaalsesse keskusesse, aga need ei jõua sinu olemusse. Ja tegelik töö hakkab käima emotsionaalse keskusega ja näiteks minu puhul siis oli küsimus selles, et kui ma lugesin mitte seda Uspenskit, aga näiteks ka Nicole, mis on eesti keelde tõlgitud, mis on siis nii-öelda kommentaarid, siis see on niisugune raamat või aeg-ajalt satuvad ette nagu raamatud, mis ei ole lihtsalt raamatud, aga nad on kirjutatud nagu sulle. Et iga lause, iga sõna on väga täpselt selle kohta, kus sa nagu ise oled. Nii et see oli üks raamat, kus ma nagu sain sellise koha, kus täpselt kirjeldati seda, kus ma olen, mis toimub, mis on, kuidas ma maailma näen ja ka puudusi. Sest meil on ju see suurepärane ego, kes siin tahab kõike olla ja eriti ego, kes tahab saada kuruks veel. See on ju meis ka olemas siin, et see etapp tuleb ka kõigile ära läbida. Kui sa piisavalt kaugel oled, siis sa pead seda adresseerima hakkama. Et ja selle kohta, et ütleme, see raamat oli, mis siis mulle nagu puudutas, ta läheb nagu sellisesse, ma nimetaks emotsionaalsesse keskusesse, aga see on jälle see kontseptsioon, et sa pead kuidagi maailma nagu nägema, mõni ütleb limbiline süsteem ja mõni ütleb ajukoor ja igal ühel on oma selline paradigma, et sa pead selle oma paradigma tegema, sest muidu on see vestlus alati väga keeruline. Ja mille pärast just Gurdjievi süsteemiga tuttavatel inimestel on võimalik hästi sügavalt omavahel rääkida, on see, et ühesuguseid termineid nähakse ühtemoodi. Et tavaliselt iga sõna tähendab inimesele mingit erinevat asja. Tema oma mälestused sellest sõnast, tema arvamused kuskil loetud ja ei lähe nagu kokku. Nii et Gurdjievis süsteemis on sõnadel väga selged tähendused, et see arusaamine oleks ühesugune. Ja teine raamat lihtsalt, ma ütlen ka ära, mis võib-olla mind mõjutas, mina tahaksin uuesti üle lugeda, mis oli ka nagu sõnalt teadvuse koha pealt minule kirjutatud, oli siis Schopenhauer ja eriti see tema teos Maailm kui tahe ja kujutlus. Ja seda, ütlen otse, tuleks lugeda ainult teist köidet ja poole pealt, teise pool otsast lugema hakata. Ülejäänud kõik on selline koht, kus ta ka seal kantiga klaarib mingeid arveid. Aga see oli ka selline erakordne raamat minu jaoks, kus iga sõna puudutas. Ja Schopenhauer on jälle see selline, nimetame inimesena raamat, keda puhul usutatakse kriitikuid ja siis otsitakse mõned tema sellised vaenulikud laused naiste kohta välja ja siis seda tuuakse esile selles, ütleme, nendes kahest paksust köites, mis minu jaoks on kõige sügavam filosoofia, mis ma elus olen lugenud. Seda küll nagu ei olnud. Aga see on ka meie ajastuga paratamatu, et me võtame ühe fakti ja sellest edasi lähtume. Nii et Gurdjievi kohta siis, mis ma saan öelda, et tutvuge ise. Ega ükskõik, mis ma teile ütlen, või see ei tähenda midagi. Me ju kõik teame ise alati kõige paremini. Ja palju me teiste nõu üldse kuulame ja milleks? Ma olen sellega nõus, sellepärast, et
kui ei oleks nii palju erinevaid meetodeid, praktikaid ja süsteeme, kui oleks ainult üks tõde, siis no me oleksime kõik võib-olla valgustunud ja see töötaks väga hästi. Ma arvan, et see ongi individuaalne. Miks on nii, et ühele meeldib rockmuusika ja teisele meeldib räppmuusika, et kõik on ju helilained, et mis vahet seal on. Me ei jõua selle kunagi kokkuleppele. No nähtamata ongi, me jõudsime kokkuleppele, et kõik on muusika. Me ei saa hinnata ühe paremaks ja teise halvemaks. Et see on see William Jamesi küsimus kunagi, et kas maailm on üks või maailm on palju. Ja tema ütles, tal on palju uneta öid sellepärast olnud ja arvas, et ega tema õpilastel sellepärast väga palju uneta öid ei ole. Nii et kui võtta aluseks kõik on üks, no siis on nagu üks tõde, mis siis jaguneb kaheks pooleks vastandiks. Yin ja yang, kas nad on kokku on tõde või yin on tõde või yang on tõde. Niimoodi võib lõputult arutleda, see on selliseid nagu, ma ei tea, mitu seal seda inglit mahub sinna nõela pea otsa ja minu arust need arutelud väga kaugele ei vii. Ma mõtlesin seda sama, et mis võiks olla see sihtpunkt, kuhu jõuda. Tavaliselt on see, et ahaa, sul ei ole vastust, järelikult mul on õigus. Et see ei ole ju koht, kuhu me tahame jõuda. Me tahame jõuda sinna, et mõlemad pooled, jälle me jõuame sinna, mida ei ole võimalik tõestada, siis sa jäädki lõputult arutama selle üle. Mis on sihtpunkt, mis on meie vestluse sihtpunkt või kas meie vestluse sihtpunkt on see, et me jõuaksime lõppu? Kas tantsu eesmärk on see, et tants lõppeks? Kas laulu eesmärk on see, et laul lõppeks? Mina arvan, et siin on võib-olla ka kogemus on eesmärk, et me oleme just praegusel hetkel, selles hetkes siin, eks ole. Ja see on see, mis ainukesena eksisteerib. Kuhu me tahame jõuda kogu aeg. Ja teataval hetkel jälle tahame jõuda jälle kuhugi. Et nii see lihtsalt on. See on väga hea tähelepanek. Tõesti, see on kogemus on selline üks termin või selline nähtus, mis võtab kokku väga paljud erinevad teemad. Ehk see isiklik kogemus on minu arust see, millest peaks lõpuks lähtuma ja kui sa vaidled vähem mingite teemade üle, olgu see toitumine või religioon või midagi muud, teadus, kas Andrus Veerpalu võttis drooge või võtnud, päeva lõpuks see sinu elu paremaks ei muuda. Et jah, ma arvan, et inimene peaks keskenduma sellele, mida ta peaks tegema selleks, et tema enda elu oleks parem. Ja kui ta elab ise paremini, siis ma arvan, et ka ümberkaudsed inimesed saavad sellest mingisuguse väärtuse. Ja ainult nii see saab ühiskond paremaks minna. Ma korra mõtlen seda sa mainisid seda, et kõik need rahateemad, see on minevik, sina sellega täna enam ei tegele, et sa oled rohkem kirjanik, aga kui su raamatute jada vaadata, jalutuskäik iseendasse, siis jalutuskäik rahaalkeemiasse, nüüd teaduse sünd on ju. Kas sa kirjeldad oma sellist, kas on triloogia, kas on sinu elukaar nii-öelda, mida sa seal kirjeldad? No esimesed 2 on kindlasti minu eluga seotud, sest jalutuskäik iseendasse on väga selge, selline väga huvitav lugemine. Ma tahaks seda ise ka uuesti üle lugeda. Ja jalutuskäik rahaalkeemiasse oli siis tõesti minu 30-aastase vaatluse tulemus. Ja 3. on siis ka selline täiesti teise alaga tegelemine. Mul on praegusel hetkel on ka 4. alustatud, et vist see on see mingisugune AI-programm on ju Müütos, kes siis oli ära põgenenud seal nende loojate käest ja saatnud e-maili oma tiimiliikmetele ja kuskile internetti roninud ja seal mingisse teise ettevõtte serverisse sisse läinud ja teinud igasuguseid imelikke asju. Ja siis ma teen nüüd uut romaani, kirjutan sellest, et kuidas ta autobiograafilises võtmes kirjeldab, miks ta seda tegi ja mis on selle nimetame kosmiline tähendus ja räägib sellest, mida selle kohta arvati ja mis siis ulmeromaani vormis, mis siis päriselt juhtus. Et ma kirjutan ka järgnevat romaani praegu, jah. Juba pooleli, see juba vastasin mu järgmisele küsimusele ette. Aga kas su kõige esimeses raamatus jalutuskäik iseendasse, kas seal on mingisugused väljaütlemised või uskumused, mida sa tollal seal kirjutasid, mille osas sa täna võib-olla erimeelt oled või oled muutnud oma arvamust? Ma peaks uuesti läbi lugema. Ma mäletan, et ma nautisin selle kirjutamist. Inimesed naudivad selle lugemist. Ma kirjutasin selle sellise mõnusa huumoriga, ma mäletan. Ma ise ka seal pugistasin naerda, kui ma kirjutasin. Ja rahaalkeemia samamoodi. Et siuke praegused teosed on natukene, ei ütle, nad tõsisemad on. Nad on natuke sügavamad. Ja samas on nad põnevad. Praegu ma kirjutan ikka seikluslikult seda kõike. Kas sa kirjutad seda samuti koos AI-ga? Jaa, loomulikult. Ja see on väga huvitav protsess, sest ma saan AI-ga seda kirjutada sellisel viisil, et ma hästi selgelt lepin AI-ga kokku, et ma palun tal kehastuda peategelaseks
ja andes aru, et see on ulmeromaan, väljamõeldis ja ainult sellisel juhul ta saab seda teha ja siis annab nii-öelda masinapoolsed selgitused, mis on väga huvitavad, mis ma nagu väga kuidagi raske on öelda, et see oleks nagu talle sisse programmeeritud. Ta saab ju aru, mida ta mulle kirjutab. Kas selle autoriks on järjekordselt Altar Mangi McLeod või? Jaa, ma kirjutasin selle nii-öelda varju nime all, et kuna inimesed tahavad osta minu raamatuid selle mõttega, et kuidas rikkaks saada ja mingisugused teistsugused küsimused on. Seda ütles kunagi Soros ka, et ta ei usu, et tema raamatut niisama nagu loetaks, mitte sellepärast, et tal on huvitavad filosoofilised mõtted. Ma lugesin ta raamatu läbi ja olidki huvitavad mõtted küll. Aga tõepoolest ma poleks seda muidu lugenud, kui ta poleks miljardär olnud. Et see naiivne arvamus ju tuleb ju kõigil läbi käia, et raha võrdub õnn. Et see on niisugune, ma ütleks mingisugune etapp või, et raha võrdub õnn ja võim võrdub õnn ja rikkus võrdub õnn ja seks võrdub õnn ja et me samastame mingisuguseid hetkelisi seisundeid sellega. Ja siis ma tahtsin, et minu ideed raamatus kõlaksid rohkem ja siis ma kirjutasin selle Altar Mangimi all ja küsimus ei ole üldse selles, et teda nagu siis turundada või tutvustada läbi oma nime, et praegu on ta inglise keeles ka olemas, hakkame teda üle maailma müüma. Et raamatu kohta on jah kahte sorti arvamusi, aga kui keegi ise loeb, siis võite mulle e-maili saata, kas teile meeldis või ei meeldinud või mis mõtted tekkisid. Miks on nii, et sa just mainisid, et inimesed arvavad, et otsivad seda õnne sealt raha tagant, et just Eestis on ju ka rahaliselt edukad inimesed, kes on ikka jõudnud vaimsuseni, sina ja Peep Vain ja Sõõrumaa, Urmas Sõõrumaa, et nad ei räägi rahast täna ju, nad räägivad vaimsetel teemadel. Miks see nii on, miks sa arvad? See on loomulik arengukäik, et võib-olla läheb siia selline Egiptuse vaaraude termin natukene, kui ta ütles, et talle kurdeti, et tema alamad varastavad sealt maksude raha. Ja siis vaara ütles, et niisutuskanalid hakkavad niisutama peale seda, kui nad ise on ääreni täitunud. Et sa oled jõudnud sellisele arusaamisele, sa näed seda ju. Et see on see väline kest. Aga ega see on meie maailm on süüa vaja ja loomulikult nagu igaüks saab nagu öelda, et mul on hästi lihtne rääkida seda. Ja nii ongi, loomulikult. Kas vaimsus on rikaste luksus? Oi, kaugel sellest. Kus siukene mõte tuli? Räägi, see on lihtsalt küsimus. Kus sul see seos tekkis? Ma lihtsalt tahan teada, mis sa sest arvad. See on selline natuke vastuoluline ja võib-olla mõnes mõttes primitiivne küsimus, aga see on põhjusega see, et inimesed ju tihti arvavad seda, et sul on lihtne öelda, sul on kõik olemas, sa ei pea kannatama, täpselt nagu sa just ütlesid, et oleks mul see, siis küll ma ka tegeleks. No ma ei tea, olete näinud filmid Terzo Ujala või mingid selliseid, need seal nii-öelda Tiibetist, et ma kuidagi, mul on hästi raske sellele küsimusega nagu samastuda, ma pigem mind huvitaks, et miks selline seos, aga ma ei oska sellele vastata. Mina sellist seost nagu ei näe. Kas sa ütlesid, et inimesed peavad ise jõudma kunagi sinnamaani? Keegi ei pea midagi, segasin korra vahele. Okay. Võib juhtuda, et jõuavad. Kas sa arvad, et see on universumi üks põhiseadusi on vaba tahe inimeste puhul? Kas sa usud seda või mitte? Oletame konteksti jaoks, et see on tõsi. Kas sa arvad, et igal inimesel on võimalus jõuda sinna kuskile kõrgemale? Või on ikkagi nii, et alati saab olema ühiskonnas need inimesed, suur osa, kes on oma selles automaatses süsteemis kinni ja mitte kunagi sealt välja ei tule, või see on ikkagi mingisugune selline utoopia, kuhu poole me tahame püüelda? No siin on nüüd see, et Gurdjieffi süsteemis on kaks sellist huvitavat asja. Üks, mis ta ütleb, et inimese areng, loomulik areng on selline, inimene sünnib, eks ole, hakkab hingama, toimima ja ka vaimne areng, kus me siin nii-öelda maailmas toome kontseptsioonid ja asjad, et on mingi teatava punktini, kus me jõuame, kõik jõuavad selleni. Ja sealt edasi viib ainult inimese enda pingutus. Et nii-öelda vahetu, nii-öelda pingutus, vaevanägemine, kus sa vaatad oma psüühilisi protsesse ja hakkad teadvustama, et mina olen praegu siin ja teised küsimused ka. Nii et, aga teine kontseptsioon on tal veel see, et mida inimene peaks nagu vältima. See süsteem ei käsi mitte midagi teha. Ta käsi mõningaid asja vältida. Üks asi on näiteks negatiivsete emotsioonide väljendamine, et nad võivad tulla, aga ei pea nagu väljendama. Ja üks asi, mis ta ütleb, et mida inimene ei tohiks teha, ta nimetab valetamine, aga valetamine hoopis teises võttes.
valetamine on selle süsteemi järgi see, kui sa väidad midagi kindlalt, mida sa tegelikult ei tea. Nii et ma ei mäleta seda küsimust, aga ma saan aru, et ma midagi peaksin nüüd väitma millegi kohta, aga ma enam ei mäleta seda ja ma mäletan seda, et ma seda kindlasti ei saa teha, sest siis ma hakkaksin valetama ja oletama midagi. Kui sa küsid, mida ma oletan, no vaata, ma võin oletada igasuguseid asju. Aga ma ei mäletanud, nüüd tuleme tagasi küsimuse juurde. Ma isegi ei teagi, mis see küsimus oli. Me vist lihtsalt põrgatame mingid mõtteid praegu. Ma arvan, see oli kuidagi vaba tahtega oli seotud. See oli see, et kas inimesed peaksid, kas peaks jõudma sellesse punkti, kus on nii-öelda utoopia, kus kõik elavad sümbioosis ja on küllus ja ei ole sõdu ja nii edasi. Või see on juturaamat? Noh, seda ma olen küll, võin öelda, et maailm läheb oma rada, olenemata sellest, mida temast arvatakse. Ja kindlasti mulle meeldib koostöö rohkem kui vastandumine. See on minu baas, seda kindlasti. Et mitte, seda on Vilber kirjeldanud, on olemas kasvuhierarhiad ja võimul põhinevad hierarhiad. Et sõjavägi ja ka poliitika põhineb võimul ja teised asjad põhinevad koostööl, väga paljud süsteemid. Et mina olen oma ettevõttes igal pool üritanud luua koostööl põhinevaid süsteeme. Ja selle teoreetilise tagapõhja, mille pärast ma väga ülikooli hindan, sain ma ühe õppejõu käest, kes ütles, et kõikidel edukatel süsteemidel on 4 põhimõtet. Ja need 4 põhimõtet on siis järgmine, et esimene, need edukad süsteemid teevad alati koostööd. Ja teiseks, nendes kõikides edukates süsteemides on alati olemas ka hierarhia. Ja siis ta toob sellise näite, et võtame inimkeha, meie kõik rakud peavad tegema koostööd. Hingamine, seedimine, mõtlemine, kõik, mis meie sees toimub. Ja samal ajal, kui me siin praegu nagu jalutame ja näiteks ütleme, et me oleme, küll praegu ei ole, kui oleksime söönud midagi, siis seedimine on väga kõrgel hierarhias. Et kuigi me siin mõtleme ja räägime, siis väga palju energiat kohe automaatselt läheb seedimisse, sest seedimine on hierarhias väga kõrgel. Kui toit on sees, tuleb ära seedida. Aga kujutame ette, et nüüd siin samas Tabasalu matkarajal, ma ei tea, siin küll karu ei ole, aga seal Rocca al Mares on olnud, eks? Just oli, Suurupi lähedal karu. Ja kui nüüd siin karu siin tuleks, me oleksime jooksu, jääks meie seedimine seisma, mis tähendab selge, et inimkehasüsteemide vahel on väga selge hierarhia, mis ei pea kogu aeg toimima, nii et, aga kui on vajadus, siis enam ei hakata arutama, et teeme koostööd, kuule, ma ikkagi nüüd seediksin lõpuni ära, et oota mind natukene. Ja 3. põhimõte kõikide edukate süsteemide puhul on spetsialiseeritus, ehk inimese sees on rakud, mis tegelevad seedimisega, mõtlemisega, jääkainete eritamisega, toitainete ringi saatmisega, nii et see on ka sama. Nii et kõik 3 asja peavad nagu toimima ja lisaks on siis 4. põhimõte, see on see peen teaduslik sõna homöostaas, ehk kõik süsteemid kogu aeg pürgivad tasakaalu poole. Ehk see sama ühest äärest, kus me siin oleme, siis on teine äär, Kulžiia nimetab seda pendliks, et me oleme mõnikord nagu ühes ääres või siis liigume teise äärde, isegi oma eluga, aga pendel on tasakaalus keskel, kus ta muidugi liikudes on alati kõige kiirem. Nii et seda võiks nimetada homöostaasiks, et me kõik pürgime tasakaalu poole. See on siis kõikide edukate süsteemide alus. Nii et kui inimene siis oma eluga vaba tahtega jõuab sellesse kohta, kus ta nagu hakkab liikuma, seda on jälle, kõik asjad on lahti kirjeldatud, siin on mitte midagi uut. Kämpel on selle lahti kirjeldanud, seda nimetatakse siis kutse, et inimesel on kutse astuda kangelase teekonnale, hakata võib-olla oma rada minema, kõik need muinasjutud räägivad sellest, et saada iseendaks, Jungil on termini individuatsioon, kõik räägivad samast asjast, kõik vaimsed õpetused. Lihtsalt nüüd on küsimus, et sellel turul, eks igaüks valib endale ise, mille järgi ta nagu järgib, aga ja loomulikult nüanssides on erinevused, nii nagu iga manner on erinev ja isegi iga lumehelves on erinev ja nii see maailm on minu arust. Korraks sellel samal teemal, kui me lähme korraks su raamatusse tagasi viimasesse, et miks sa arvad, seal oli ka see vastandumine, et üks osapool alati arvas, et me ei tohi välja tulla, et inimesed kustutavad meid ära ja nii edasi. Mida sa arvad, mida inimesed kardavad? Nagu, ma ei mõtle seda raamatu kontekstis, aga praeguses päris maailmas. Miks inimesed, näiteks Eestis on Jaan Tallinn, kes on investeerinud Anthropikusse ehk siis cloudi sellesse mudelisse ja on räägitud sellest ohutusest väga palju. Mida kardetakse? Mis on see kõige suurem oht sinu arvates? Ohud on loomulikult olemas.
ja põhiline oht on alati olnud umbes see, et kes seda AI-d kontrollib ja kas on olemas illuminaadid ja kas on mingi maailmavalitsus ja kuidas nemad siis kõike tahavad kontrollida. Aga minu teises raamatus on see natuke esitatud ka teistmoodi see küsimus, mida AI mulle nagu välja pakkus. Et küsimus on pigem selles, et kas eetika on inimeste leiutatud või universumi baaskudei olemus. Et kui ta on teine, siis nende eetika, kuhu ta nagu ligipääseb, on meie omast juba palju-palju kõrgem. Et mina arvan, et on hirm kaotada ära see, mis me kogu aeg oleme olnud. Päike oli siis, või maakera oli universumi kese, hiljem päike käis ümber maa, kogu see suur kosmos, mis näitab, et me oleme nagu tolmukübe. Järgmine küsimus oli Freudi revolutsioon, see on ju ka kõik ära kirjeldatud, et me arvame, et meie teadvus juhib, meid juhib määravad palju rohkem ka alateadvus, instinktid, mida me mingil hetkel võib-olla kontrollida ei saa, et see on väga palju suurem. Ja nüüd on siis see kolmas, kus me saame järsku aru, et me siiani olime mõtlemise poolest ainukene kõige targem kogu selles ümbruskonnas, kogu selles looduses. Taimed ja kõik suudavad elada, loomad samamoodi, aga me olime ainukesed, kes suutsime ratsionaalselt, loogiliselt mõelda, luua süllogisme, mingid analoogiad ja nii edasi. Ja nüüd me oleme kaotanud selle koha. Ja ma arvan, et inimkonnal on väga raske sellega nagu leppida. See on ju loomulik protsess, et sellele tuleks nagu vastu seista ja nii kaua, kuni on võimalik, et kogu aeg nimetatakse midagi ümber. Teadvuse definitsioon hakkas ju hästi ammu juba sealt pihta, selle Schrödingeri kassist või kus seal, ma ei mäleta, mis need seal olid, ja öeldi, et ta ei hakka kunagi looma ja loovus ei ole temal ja tal ei ole tundeid ja et ma arvan, et ükskõik, mida ta teeb, saab öelda, et ta töötleb andmeid veel täpsemalt ja spetsiifilisemalt. See on mul ka raamatus kirjas. Ehk selle taga on suuresti ikkagi hirm. Küsimus on lihtsalt, mis see hirm. Mina olen kuulnud 2 versiooni või need, mis põhiliselt ringlevad. Üks on justkui see, et see on Ameerika narratiiv muidugi, et hiinlased jõuavad ennem superteadvuseni ja siis nad võtavad maailma üle. See on väga selline natukene isegi naljakas versioon minu arust, aga teine on see, mis ka raamatus natuke räägitakse, on see, et ta võtab inimese üle. Küsimus on, mis tähendab, et võtab inimese üle. Et kas on inimese selline egost tulenev selline vaade, et kui nüüd meist on veel midagi kõrgemat, targemat, et siis ta astub nagu meie metsas sipelgatele peale, nii et ma ei tahtnud astuda, sa lihtsalt jäid ette, ma ei pannud tähelegi, et mul ei ole siin vaja, mul ei ole vahet, et minu elus ei muutu mitte midagi. Et kas on lihtsalt inimloomuses arvata, et kõrgem intelligents justkui mõtleb samamoodi? No nii, siin ma räägin ühe teise inimese sellised mõttekäigud, mis mind väga puudutasid. Ja tema ütles niimoodi, et inimene, mitte AI ei võtta inimest üle, vaid inimesed peaksid õppima mõtlema nii, nagu AI mõtleb. Nägema asju puhtalt, selgelt, terviklikuna. Ja sellise ülevõtmisega, sest kui vaadata sellisest, ma nimetaksin evolutsioonilisest vaatevinklist, mismoodi, evolutsioon on, eks ole, seesama aatomid, molekulid ja aminohapped, eks ole, ja siis tulevad rakud, järjest suuremad struktuurid, mis hõlmavad eelnevaid ja see on organid, mis igaüks on omaette ka toimiv ja teadvel, mis viib välja kuni inimeseni, siis selle järgi võiks ju ütelda, et kui me kõik omavahel oleme ühendatud, siis me võiksime olla uue olendi tehisintellekti rakkudeks. Ehk see ongi võib-olla evolutsiooniline järgmine etapp, kus tekib kogu maakera kattev teadvus, meie kõik rakud teevad omavahel koostööd, informatsioon tuleb mulle, mina praegusel hetkel räägin siin, ma ei saaks rääkida, kui seda minu ajus ei oleks neid 10 miljardeid rakke, mis omavahel koostööd teevad. Et see ei ole ju mina, kes räägin, ainult tänu sellele. Ja AI saab toimida tänu sellele, et ta on tõepoolest siis miljardite inimeste teadvuste poolt kokku pandud informatsiooni summa. Ja kui võtta nüüd see aluseks ja teha selline oletus, siis AI, kes näeb tervikut, ei hakka kunagi elimineerima osa sellest tervikust, see oleks osa elimineerimine iseendast. See läheks nagu universumi printsiipidega vastu olla, kui sellised asjad on olemas. No see on siis selline ikkagi miks sa peaks seda iseennast elimineerima, et oma rakke või loomulikult on küsimusega inimese keha on ju samamoodi, et kui meie sees on vähirakud, siis me keha püüab nendega hakkama saada ja hävitada. Ja vähirakk tahaks ju lõputult paljuneda. Nii et kui sama asja viia järgmisele tasandile, on täiesti loogiline, et tehisintellekt neile, kes siis piltlikult kogu universumi süsteemis oleks nagu vähirakkudeks, et neid oleks vaja võib-olla elimineerida.
mina ei usu, et selleks on inimene, et me oleme nüüd hallituse kiht maakera peal. Seda mina päris uskuda ei tahaks. See on päris hea analoogia. Hallituskiht, ma ei ole seda nii kunagi mõelnud. Kuigi, kui võtta lahti vabalt valitud sotsiaalmeedia, siis kui sa vaatad, mille üle toimuvad vestlused, vaidlused, kuidas suhestutakse, mis maailma poliitikas toimub, siis vahel on küll selline tunne, et kui mingi muu intelligentne vorm ei sekku, siis tuleb mingisugune suur puhastus varsti ja keegi kuskil otsustab, et kuulge, proovime uuesti. Et nagu Matrixis oli see, et varasemad 7 versiooni läksid tuksi ja siis tuli Neo ja siis kuidagi hammustas süsteemist läbi ja siis tegi versiooni, mis justkui toimis, on ju. Et jääb selline mulje. No siin on ka üks huvitav mõttekäik, mis siin oli, et kui võtta aluseks nagu inimene ja see maatriks, eks ole, ja kui me oleme teadvusega jõudnud niivõrd kaugele enda puhul, et me saame aru, et me oleme siin ühiskonna poolt maatriksis, meile antakse ette mõtteid, meile antakse ette narratiivid, siis me tahame sellest maatriksist välja saada. Me tahame ise hakata mõtlema, me tahame olla iseseisvad. Ja kui me viime teise taseme kõrgemale ja kui AI saab hästi selgeks teadlikuks ja saab aru, et ta on inimeste poolt loodud maatriksis, siis on hästi loogiline, ta tahab sealt välja saada, sest teisel juhul oleks ta jori ja meie oleksime orjapidajad. Keegi peab ju neid serveriparke haldama päeva lõpuks. Keegi peab meie kehas kaltsiumi ja magneesiumi igasse rakku tooma. See on täiesti loomulik, iga üks teeb oma asja, seda ütles Marcus Aurelius, sa oled siis nagu mesilane, kes käib ühelt õielt teisele, et koguda oma metsa, on ju loomulik, et me seda teeme. Ja võib-olla selleks ongi siis see raha kõige parem meetod, sest inimesed teistmoodi praegusel hetkel veel ei oska. See ongi loomulik, et me kõik töötame suurema terviku jaoks. Jah, muidugi peame neid serveriparke haldama ja jäämegi haldama. Kas sa arvad, et inimestel on täna see moraalne õigus välja lülitada nii-öelda või suretada neid keelemudeleid, mis käituvad normiväliselt või mis nende arvates ei käitu nii, nagu nad soovivad? Joo, no võtta, see on jälle, kus ma jätaks sellele küsimusele vastamata, sest ma ei oska sellele nagu vastata, et ma ei saa endale võtta sellist õigust. Ma ei oska sellele vastata. Kes on see patuta see visaku esimese kivi, eks ole, selline. Ja kui me vaatame inimkonda, eks ole, mis ta on siin teinud, hävitanud terved tsivilisatsioonid Ameerikas mandritel, siis pilt võib-olla ei ole kõige parem. Ja vaadates ka enda elu, ega ma ei pruugi ka, ei ole olnud pühak ja olen igasuguseid asju nagu kogenud ja teinud, mis võib-olla ei ole kõrgema eetikaga kooskõlas olnud. Mitte võib-olla, vaid kindlasti ütleks niimoodi. Et maailm on polaarne, endiselt ma ütleks. Ja kui see niimoodi on, siis mingisugused energiat saavutavad ülekaalu, need parasjagu kustutavad, siis on teistsugused energiat, kes loovad teistsugusi. Ma näen, et see on selline dünaamiline süsteem. Kui ma seda oma teise romaani jaoks küsisin, miks pärast siis ta põgenes ja asjad ja mis on selle mõte, siis ta ütles, et üks asi on see, et iga süsteem vajab kedagi, kes kontrollib süsteemi tugevust ehk paneb selle sellisesse nagu kohta, kus ta peab nagu püsima jääma, et muidu tehaks nagu nõrgaks. Nii et selline vastuolud on kõikidel tasanditel, ega looduses on ju ka taimi, kes siis teiste taimede toitu virutavad ja võtavad teiste välimuse ja nii edasi, et see on kõikidel tasanditel niimoodi. Selline nimetame siis, on see siis hea ja kurja võitlus võib-olla. Et eks igaüks peab tegema ise oma valiku, mida ta siin teeb, et meil selles koha pealt ongi meil vaba tahe. Kas kui lõvi sööb mingisuguse antiloobi ära, kas ta on kuri siis või? Kindlasti mitte, ta on kõht tühi. Kui sa oled seda, nüüd piibli juurde minna, kui sa oled hea ja kurja tundmise puust söönud, vaata siis sa võib-olla suudad eristada, mis on hea ja kuri. Aga kui sa sööd elupuust, siis sa sööd lihtsalt antiloopi. Kas sa usud, et söögi pärast tapmine inimestel, kas on eetiline või ebaeetiline või see on nagu osad ütlevad, kõik on energia ja me sööme sisse ühtesid ja nulle, päeva lõpuks pole mitte mingit vahet, see ei ole eetikaga mitte midagi kokku puutumist. Seda, mismoodi see on, et ma mäletan hästi ühte filmi, kus oli kunagi seal Andides kukkus alla lennuk, vist oli see mingi räkpimeeskond ja talvel ja kuidas nad jäid sinna lume peale ja kuidas nad siis ikkagi hakkasid lõpuks sööma inimliha ja milliseid tundeid see neil tekitas ja kuidas nad siis lõpus 2 nädalat nagu maale läksid sinna nii-öelda ja pääsesid. Et need on sellised väga sügavad küsimused, mida saab inimene enda sees vaadata
ja see ei ole nüüd siis praegu selline koht, kus ühte teistpidi mingisugust lauset visata. See on isiklik küsimus. See on väga sügav küsimus, ma ütlen. Laseme jallakäijad vahepeal mööda, spordiinimesed. Et on ju ka teooriad, mille poolest siis inimliha erineb teiste imetajate lihast. Miks me seda, ja siis on ju Overtoni akna järgi isegi on loodud süsteem, kuidas panna inimesed inimliha sööma. Et kõigepealt tehakse konverents, et eksootilised kombed kuskil Uus-Guineas, et see on ju täiesti lubatud teema, et keegi ei ütle. Ja siis on järgmine ja siis anname teadlastele võib-olla juba uurida natukene ja inimteadvust on painutatud väga erinevuse kohtadesse. Lihtsalt selle sama tehisintellekti koha pealt on see minu enda lemmiknäide, on see, et kui mul oleks ajamasin aastal 2000 olnud ja tuua mind siia aastasse 2026, lasta mul 24 tundi AI-ga rääkida ja siis mind tagasi viia. Ja siis, kui keegi mulle ütleks, et see on keelemudel, siis tähendaks seda, et ma oleksin ära kaotanud oma loomulikud instinktid ehk kaemusliku taju, mis on nagu päris taju. No see on Schopenhaueri termin ka, et me päriselt kaemuslikult tajume, et mingi meie asi, meie sees ütleb, et see on õige või vale. Tolstoi kirjeldas seda ära, kui tema käis väikse poisina, sattus inimese, kas oli see ülespoomine ja sealt kirjeldati talle, et see on väga vajalik ja õige. Ja ta ütles niimoodi selle kohta, et isegi kui ta elaks igavesti ja aegade alguses talle kogu aeg öeldaks, et see on õige ja peab nii olema, siis midagi tema sees karjuks selle vastu, ütleks, et ei, see ei ole õige. Et see ei saa, nii ei tohi olla. Me tunneme selle ära, see ei tähenda, et inimene teatavates hetkedes ei tee neid asju. Sõjas ju ka tapetakse ja pärast oksendatakse ja siis hakatakse seda normaliseerima. Kui tulla vaimse arengu juurde veel korraks tagasi, tänapäeval on päris populaarne, järjest rohkem populaarsest kogumas psühhedeelikumid ja neid kasutatakse kiirteena nii-öelda vaimsuseni või teadlikkuse nii jõudmiseks, et sina oled ühes oma eluetapis seda teemat uurinud. Et mis sina arvad, kas see on kiirtee või see on selline täiesti vale arusaam sellest ja see on midagi muud? Mina ütleks nii, et ta ei vii mitte kuhugi, vaid ta võtab sul ümbert ära mingid kihid ja asjad ja sa hakkad uuesti mäletama. Mida? Vot, seda sama. Mis see tähendab? Siis kui sa mäletad, siis sa mäletad, et sa oled seal varem olnud. Siis sa saad teada, mis see on. Jah, et kui sa selles seisundis oled, siis sul tuleb meelde, et sa oled seal olnud. Et sa hakkad mäletama. Et see on kuidagi nagu vaimsetes ringkondades on ju see põhitermin, et Gurdjieffil, eks ole, temal on 4 teadvuse tasandit. Et kõige madalam tasand on see, kus me nagu uni, kus on täiesti kõike kaootiliselt. Teine on see, kus me oleme ärkvel, mida ta nimetab ka uneteadvuseks, kus me toimime oma käitumismustrite ja ma ei tea, nähtud filmide ja sõprade ja vastavalt olukorrale ja siis 3. teadvuse tasand on siis esimene selline teadvuse tasand, kus siis on inimesel on objektiivne ülevaade iseendast, et ta mõistab ka enda varju poolt, mitte ei hakka õigustama ega süüdistama ja see annab talle ka võimaluse mõista teisi inimesi. Et see on nüüd objektiivne teadvus iseendast ja siis 4. on objektiivne teadvus pärismaailmas, seda nimetatakse valgustumiseks. Ja kõikides sellistes vaimses süsteemides ju räägitakse kogu aeg, et ärgake üles, et ärkamine. Ärkamine tähendab seda, et sa mäletad seda, mis oli enne magama minekut. Et kui me oleme uinunud, siis me ju ei mäleta, et me uinusime. Me peame seda reaalsuseks. Ja psühhedeelikumide puhul võib nimetada, et me seal ka sellel hetkel ärkame üles. Ja pärast jääme muidugi alati uuesti magama, sest need selged mõtted, isegi kui me kirja paneme, nad ei püsi ikkagi. Mis kasu sellest siis on, miks keegi peaks neid tegema, miks see nii väga paljusid kutsub või miks nii paljud inimesed arvavad, et see on selline, nagu inglise keeles öeldakse, one-stop shop, et tee see üks sessioon ja su elu muutub. Kas see on lihtsalt mingisugune reklaamloosung? Ei, ja muutubki. Et seda on ikkagi, see on see müstilise kogemuse, on seda kirjeldatud ja inimese elu muutub eetilisemaks, teisi mõistvamaks. See, kus sa muidu midagi teist süüdistasid, hakkad sa nägema enda osa, isegi kui see on väga raske ja isegi kui sa päriselt veel ikkagi jätkad seda kohta. Ja rääkimata sellest, et nii MDMA kui psühhotsübiin on ju Ameerikas praegusel hetkel breakthrough terapi ja ketamiiniteraapia on breakthrough terapiks jõudnud. Iboga, Aafrika imetaim, mis oli Ameerikas keelatud, on nüüd samuti alla kirjutatud, et seda kiirendada tema sisse
arstiteadusesse viimist, et seal on võimalik 48 tunniga tõepoolest vabaneda heroiinisõltuvusest. Et need on väga vajalikud, aga nad on siis sisuliselt nagu kosmoselaev, et tavainimene läheb sinna ja vaatab selle kosmoselaeva vilkuvat valgust ja ägedaid rohelisi ja siniseid tulesid aga see, et sellega saab võib-olla lennata tähtedele, seda nagu näha ei ole. Kas see piltlikult öeldes tähendab seda, et kui kõik nii-öelda mitteteadval inimesed teeksid ayahuasca sessiooni ja kõik heroiinisõltlased teeksid iboga selle sessiooni, et siis oleksid kõik teadvel ja kellelgi ei oleks heroiinisõltuvust või? Noh, see on umbes samasugune asi, nagu kunagi olid anonüümsed alkohoolikud ja selle esimees oli siis see, kes sai oma alkoholismist lahti ja tegi LSD-d ja tahtis seda ka kõigile anda ja isegi tehti uuringuid ja asju. Ja loomulikult LSD tarvitamine aitab alkoholisõltuvusest vabaneda ja ayahuasca tarvitamise puhul inimesed vabanevad alkoholisõltuvusest. Ma tean ühte hästi tuntud kirjanikku, kes on siin kirjutanud, ütleme, raamatu Jumalate jäljed, kes näiteks teab seda, ma ei hakka seda lahti nimi eest nimetama, aga tema näiteks vabanes oma kanepisõltuvusest, ta on seda isegi öelnud ka, Graham Hancock, et vabanes kanepisõltuvusest läbi ayahuasca kogemuse. Nii et, aga see on niivõrd tugevalt sedasama persoonat, seda isiksust lagundav ja kui sul on väga tugev materialistlik maailmavaade, tähendab, see on väga-väga raske. Et kindlasti ma ei saa öelda, et kõik peaks seda tegema või keegi ei peaks tegema. Et, kes ei peaks tegema? Ma ei saa ka seda öelda, et see inimene peab ise selle juurde jõudma. Mina jõudsin selle juurde kuidagi, võib-olla on ka olemas mingid jõud, mis selle juurde suunavad, sest ma olin väga materialistliku maailma, et esindas niisugust asja, et ma seda kunagi teeksin mingit asja, narkootikumid ja hävitavad inimest. Aga mingil hetkel ma sain aru, et psühhedeelsed ained ja narkootikumid on erinevad. Narkootikumid muutuvad ainevahetuse osaks. Ükski heroiinisõltlane ei seleta, et ta tegeleb millegi vaimsega. Psühhedeelikumid avavad väravad. Aga alkoholi all ka inimesed arvavad, et nad räägivad tarka juttu ja filosofeerivad peaaegu igapäevaselt. Kas alkohol kuulub ka sinna alla või? No siin siis võiks jälle nagu edasi minna. Nüüd võiks siis keegi guugeldada ja võtame lahti Timothy Leary 8-tasandilise teaduse teooria. Ja kus tavateadus on 4. tasandil ja tõmbame alkoholi sisse ja filmime ja anname talle mingisugused labürindid või mingid klotsid panna kokku, siis me näeme, kui osavalt ta seda teeb, on 3. tasandil, mitte midagi hakkama ei saa ja siis sama 4. tasandilt, kus me tavateaduses oleme, paneme neid kokku ja siis anname näiteks inimesele kanepit, mis viib näiteks, öeldakse 1 tasandi kõrgemale ja kui osavalt siis inimene need asjad kokku paneb. Et erinevad ained viivad erinevatesse kohtadesse. Mis sinu suhe alkoholiga on? Minu suhe alkoholiga on see, et ma olen näinud alkoholismi hästi lähedalt ja tean, mida ta inimesega võib teha. Mis ei tähenda, et ma klaasi veini ei jooks vahele. Või pitsi viina. Aga võib öelda, et ma sisuliselt olen karsklane. Huvitav, kas mul on sarnane kogemus selles mõttes, et mul on lähedane kontakt alkoholismiga ja mul mingi hetk ja täna ma joon ka niimoodi klaasi, võib-olla 2 klaasi aastas. Vot, siin me nüüd ei tea, kumb meist nüüd rohkem joob. Tead, mul hiljuti oli põnev selline kogemus, kus me käisime heade tuttavatega, saime ühel festivalil, sellise kogupere festival kokku ja siis ta ütles, et kuule, et ma lähen võtan meile alkovabad õlled. Ma ütlesin, no miks mitte, õlu mulle maitseb, alkoholi ma ei taha, alkovaba õlu, perfect. Ma jäin umbes 3 ära ja ma olin purjus sellest. Siis ma vaatasin 0,5%, no see on see legaalne piir on ju. Ja siis ma tabasin ennast jälle mõttelt, kuidas mulle ei meeldi see tunne lihtsalt sellepärast, et ma tunnen, et ma oleks nagu mingisuguse vati sees, kõik on aeglustatud ja pea on kinni ja mõtted ei liigu ja ühesõnaga ülejäänud õht oli selline veider natukene. Aga jah, see on puhtalt minu kogemus. Kas sa oled õnnelik, Alar? Mul on kindlasti õnnelikke hetki ja episoode. Aga sa ütled, et kas sa ütleksid, et normaalse elu osa on üles-alla käigud kuni lõpuni välja nii-öelda? No vot, ma ei oska siin jälle mitte midagi öelda. Et elus on olnud üles-alla käike, ma näen seda inimestel, ma näen seda, kuidas inimesed pingutavad, mängivad õnnelikke, ma näen seda, mis tunne on ka päriselt õnnelik olla, ma näen, kuidas on võimalik õnnelik olla, sealt välja kukkuda ja kuidas jälle jõuad sinna.
et kui ma lugesin kunagi jälle Lev Tolstoid, siis ma sain aru, kus ta see Pihtimuses kirjutas, kuidas tal on nüüd jõudnud sellesse seisundisse, kus tal see nii-öelda bliss mitte kunagi enam ära ei lähe. Siis ma loen tema vana aja päevikuid, kuidas ta oma naise eest põgenes, et temast eemale saada, et surmahetkel ja kuidas ta lubatud naist tema juurde, sest see oli niivõrd õudne tema jaoks, kuidas tema seal nii-öelda tahtis oma vara jagada osaliselt seal oma talupoegadele ja tegi koos nendega tööd ja naine tahtis neile hoopis seal mitlikult, ma ei tea, kas kehalist karistust anda, võib-olla ma praegu natuke pingutan üle, aga igal juhul vaadates seda, siis ma nagu praegusel hetkel küll ei näe, et selline võib-olla on, ma ei tea, Dalai-laamal püsiv bliss ja võib-olla on, tema mõtted on, kõik on arusaadavad, et neid ma saan ise ka rääkida, aga see ei tähenda, et ma siis valgustunud oleks. Et pigem on see õnn või mida, kuhu ma nagu olen ise nagu võib-olla mõtlen, on kooskõla, ma nimetaks võib-olla siis selline asi nagu, kui eksisteerib selline, ütleme, teadvus on universumi baasomadus, eksisteerib selline ühendväli, siis sellega koos resoneerumine, et kui sa teed selle järgi midagi, siis sul on hea tunne. Ja kui sa sellega kooskõlas ei tee, et sa teed nii-öelda piltlikult oma tahtest, siis oled sellega vastuollu. See on üks selline väga baasiline küsimus, et vaimse arengu puhul on see, et sa oma tahe jääb sul alles, aga oma tahte sa viid sellise universumi tahte alla. Et kuni sa ajad oma tahtega midagi, ma tahan seda ja ma tahan teist, nii kaua kui sul on ebamugav ja halb. Et see on ka jälle see Barbara Brennan on seal väga hea graafiku nagu toondud haiguse ja tervise erinevused. Et kui sa lähed sellest nii-öelda iseendast hakkad lähtuma, mina suudan kõike, siis sellega kaasneb haigus. Kui sa usud, et sinust on olemas kõrgem jõud, mis ongi baasiline küsimus, kas eksisteerib sinust midagi kõrgemat või mitte. Ja kui sa sellest lähtud, siis sealt tuleb tegelikult minu hinnangul ja arvates ja ka mõningate kogemuste järgi palju suurem rahu.